Tervist vaatajad. Kätte on jälle jõudnud reede õhtu ja hakkab küpstamiste laine. Seda nädala lõpp on iga päev küpstamist. Kohe lähen Brooklynisse. Seal on siis nende sünnipäev ja enne kui lähme teen tomatipasta valmis. Selleks tahtsin teile näidata seda, kuidas nende basiilikutega juba läinud on. Ehk siis, ma ei tea, kas kaamera pilt seda edastab, aga need on väga suureks läinud. Ehk siis panen siia referentsiks käe kõrvale. Ilusad suured. No tõesti, päike on hakanud paistma, see kuum soojus on hakanud väga hästi mõjutama neid basiilikuid, et neid tuleb nüüd õigesti lõigata. Need õigesti lõigata, siis kasvavad suureks, ehk siis nad on ikkagi siin. See on natuke teist sorti, see ei sega. Igatahes lõikan basiiliku ära, teen tomatipasta ära ja siis hakkame juba minema vaatama, kuidas täna Brooklynis läheb. Laupäeval on 2 sellist privaatpidu, vaatame, palju seal saab näidata, aga ma arvan, et tänane episood tuleb külaliselt äge. Vist tegelikult thumbnailist juba nägite, aga hakkame tegutsema. Kohal, see on ilmaga natuke kehvasti, sajab täitsa, aga ärme lase sest praegu ennast häirida, nii et läheme paneme ruttu ahju käima ja siis tegutseme, sest kell on päris palju juba. Tänane taines siis. Ehk siis oleme valmis, päris kiire algus oli 45, nii et vaatame väljast menü üle. Täna on natuke teistsugune menü. Täna 1, 2, 3, 4, 5, 6 tükki ja see on uus vegan. You get the idea. Täna meil siuksed loomud külas. Elu on ikka kummaline küll, ma olen seda saadet teinud 6 aastat ja esimest korda ma olen sattunud ka enda kodukanti, mitte väga kaugele enda korterist Tallinnasse, Plesnerisse, kuhu ma tegelikult sattunud väljaspool saateid väga harva, aga mõtete käigus tõesti esimest korda. Ja täna on põhjus väga lihtne. Täna õhtul on siin selline pitsahaagis ja pitsahaagise peremees on Mikk. Tere, saame tuttavaks. Tervist. Kuule, ma vaatan, saad ise ka väike filmimees, et sul on siin kaamera ilusis nurgas. Ja, YouTube'i peab tegema, kuidagi peab kliente saama. Et ma arvan, et ise leidsid ka mind läbi selle. No täpselt nii, sa oled YouTube'is ikkagi päris põhjalikult ja huvitavalt kajastanud, kuidas sa seda pitsahaagist oled nagu üles ehitanud ja kuidas sa oled seda kontseptsiooni loodud. Kumb siis enne nagu ideena tuli, kas see, et tahaks teha haagist või see, et tahaks YouTube'i teha? Nii, täna mul siuke mees külas. Tere, tere! Ehk siis räägi täpselt, miks siin oled? Miks ma siin olen? Mulle meeldib hea pitsa. Aga tegelikult ma nägin YouTube'i kanalit juba minu meelest eelmisel aastal. Ja siis ma tegin suvesaateid ja tegelikult ma isegi küsisin su numbrit. Aga siis kuidagi mul sai suvesaade läbi ja siis sel aastal tulid uuesti meelde. Ja nüüd tulin saadet ka tegema. Kindlasti vaatad, tead millal see läheb eetrisse? Ja see läheb augustikuus. Täpselt kuupäeva ma ei oska öelda, aga augustikuus vaadake esmaspäeva teisipäeva õhtul kogu aeg TV3 kella 8 ja siis ühel hetkel kindlasti näeb seda saadet. Jah, praegu on selline vihm meelest, me isegi julge näidata, aga Tavil tegime esimese pitsa ära, see oli pepperoni, räägi ausalt, otse ausalt. Ja mul oli natukene hirm, kui sa ütlesid, et see on selline vürtsikas mesi, mis sa sinna peale panid, aga tegelikult mina, kes ma vürtse väga ei armasta, minu jaoks oli super. Ja mulle muidu pepperoni pitsa meeldib, aga see mee maitse sinna juurde, no see oli super lisandus, väga hea idee. Nii et jah, tahaks ühe carbonara veel teha, et siis sa saad valgepõhjaga ka. Ja siis vaatame edasi, kus mul siin päev läheb sellise vihmaga, nii et tegutseme edasi. Nii, nüüd Taavi proovib meie pitsat, carbonara.
no natuke huvitav kombinatsioon, et carbonara ja pitsa, aga täitsa maitsev on ju. Täitsa maitsev. Jah. Seda ma üritangi tõestada, et pitsa ei pea olema alati punase põhjaga. Et valge põhjaga pitsad on ka väga head. Nii, Taavi kiitis vist heaks. Väga hea. Väga hea. No nii, Taavi läks ära. Mul on järgi 3 tükki. Mitte sellepärast, et Taavi läks ära ja mul on 3 tükki, vaid täna on nii kõva küpstamise päeval, et ei jõudnud väga rohkem rääkida. Kell on 9:30 ja ma olen siiamaani teinud järjest. Nii et ma teen nüüd 2 viimast Steve'ile. Ta tahtis siin tuujat ja ega siis ongi päev läbi. Põhimõtteliselt sadas täna nii palju vihma, et ma pidin vahepeal transit ukse kinni panema. Me olime Taaviga siin sees ja sellest võib-olla rohkem näete siis juba Taavi saates. Aga me olime Taaviga siin sees ja ta sai lõpuks carbonaarat proovida, nagu te nägite. Ja siin oli nii suur vihm ja selle aega olid inimesed juba Brooklynisse sisse kogunenud ja neil oli pikk järjekord, nii et lõpuks, kui kõik välja tulid, mina ei saanud aru, kes on ees või kes on taga. Õnneks nad suutsid selle järjekorra kõik ilusti ära allata ja kõik olid happy'd. Aga nüüd teeme paar viimast pitsat neile. Võib-olla peaks endale ka tegema. Ja siis juba kodutööle, sest et on vaja ju teha järgmised kuulid ja järgmise pitsapea jaoks. Aga täna oli siis natuke nagu meenutas nagu esimest korda Brooklyn, et rahvas lihtsalt ootas ja lihtsalt seisid ja seisid. Ükselt mulle tundus, et ma nägin lõppu ja siis tuli umbes 7-8 inimest tuli juurde, et ma ei näinud seda lõppu. Aga nüüd on juba kõik hästi. Teen Steve'ile ära. Ostan paar õlutsid kaasa. Ma ei propageeri alkoholi, ja ma ei joo üldiselt õlut. Aga need, mis ma siit saan osta, vaat see on teine tase. Nii et tulge kõik Brooklynisse õlut ostma proovima. Siin tõesti on suur valik. Ma esitasin neile väljakutse, et mina õlut ei joo, mida te soovitate. Ma ütlesin, mis mulle meeldib ja nad leidsid seda, nad panid kohe pihta, et meil on julgelt 130+ õlut, nii et ma arvan, et igaüks leiab siit enda oma. Sain praegu natuke tagasisidet, et see uus Pirni pitsa oleks võinud olla natukene parem või tähendab tugevama juustuga. See oli siis esimene pitsa pera või siis Pirniga ja gorgonzola juustuga, aga õnneks üks mees ütleb hea tagasisidet juba teist korda. Annab mulle tõesti head nõu, nii et pean suutma selle paremaks teha. See ei olnud selline algkriitika, vaid see oli siuke edasiviiv jõud, et ma olen alati siin täna ka paljudele ütlesin, et kui midagi on, andke teada, et ma ka õpin. Ja täna oli huvitav see, et 2 itaalast käisid, päris itaallased. Ja üks tuli kohe küsima, et kuule, et mis siin tuujat sa kasutad? Et tal oli ikkagi natukene mure. Ja siis ma näitasin talle pakki, ütles, väga hea, väga hea, väga hea. Ta ütles, et osad restoranid kasutavad mingit pastat või mingit kreemi või mida iganes. Ja siis see pole õige. Aga see, mis ma kasutan, ehk siis seesama, sellega ta jäi väga rahule. Itaallasega üks oli Calabriast ja teine oli Sitsiiliast ja nad mõlemad tellisid margaritat, et näha, kuidas see nagu pasta see on. Ma palusin neil ekstra neid, et nad tuleks ütlema, et kuidas siis oli, et ma saaks teada. Ja nad õnneks jäid rahule, nii et sellega läks hästi. Ja on tuuja. Otse hästi. Nii, ja nüüd on tegelikult kõik tänaseks. Teen ühe endale veel kaasa ja siis lähme kas Tainast tegema koju või siis näeme juba järgmisel üritusel. The next day. Tervist, siis lubasin teha edasi sealt, kus teen Tainast või üritusel. Kuna tegemist oli sellise laste sünnipäevaga, siis ma viisaks ei filminud seal, et see ei ole väga viisaks ette lapsi
kaamerasse, kui pole kokku lepitud ja ei hakanud sellega tegelema. Ühesõnaga, oli last sünnipäev, väga vinge, batuudid, mingid sellised majad, kus pidu panna, diskot teha. Aga tahtsin võtta kokku veel selle Brooklini küpstamise. Tegelikult läks suht hästi, ma tegin 60 kuuli kaasa, siis Steve ütles mulle, et Facebooki osalejaid on vähe ja vihma on ka, nii et valmista vähem ette. Ehk siit, kui on Brooklini üritus, siis pange attend, kas tulete või mitte, siis ma tean, kas teha rohkem või vähem ja teavad ka Brooklini inimesed palju siis nii-öelda olla valmis. Eile müüsin siis 60 pitsat kokku ja jällegi parim asi on siis pepperoni, margarita, huvitaval kombel eile oli margaritat päris palju, siis carbonara nduja ja okei, need taustapitsad, need on need siis, mis ma andsin Taavile ja tegin endale kaasa ja Steve'il sinna. Eile oli ikkagi hästi huvitav see, et see pizzapeera väga paljudele meeldis ja nad võtsid seda, nagu ei peelanud seda võtta. Küll ma sain hea tagasisida, et ma pean juustumatsit natuke kangemaks tegema, aga sellega tegeleme järgmine kord. Nüüd puhastasin bussi jälle ära, 2 päeva saldo, praegu on 113 eile ja 60, täna 53 ja homme tuleb umbes 30 veel juurde. Hakkan nüüd tainest tegema. Panen siia lihtsalt mingi näidiskoguse, mis palju mul selle taigna peale siis asju läheb. Ja siis teiega näeme juba järgmises klipis, vaatame, kuidas seal filmida saab või mitte, nii et tegutseme nüüd taignaga. Nii, kasutan siis sellist Ooni äppi ja siit on see hästi näha, et järgmised kogused on siis 5366 grammi jahu, 3273 grammi vett, 161 grammi soola ja 2,9 grammi pärmi. Siis siinkohal tihti ongi inimestele natuke üllatuseks, kui vähe pärmi, ehk siis kasutan selleks 100 grammi kaalu ja hakkangi tegema. The next day. Tervist! Pühapäev. Lõpetasime eile taignaga. Tegemist ei näidanud, aga need kogused panin peale, et täna siis varsti viimane küpstamine see nädal. Ärksin täna vihmasöö peale, ma ei tea, kuidas me seda teeme. Mul ei ole hetkel parimat lahendust markiisi telgi näol, sest ma ei tea, kumba võtta, valida. Markiis oleks auto küljes hea, samas telki saaks mujal veel kasutada, nii et kui kellelgi oleks pakkuda mingit head markiisi on üle või mingit telki, siis võib ikka teada anda. Aga olen rääkinud, et see peab seda ahju puhastama siin sees. Olen nüüd teinud reede ja laupäev kokku üle 100 pitsa ja sisu on siis selline. Kõik siuke tahv tuli siit seest ära. Ladestub tegelikult sinna lakke. Nüüd tõmban seal käega maha, et siuke tuha hunnik. Tuhk või tahv, ma ei tea, kumb see on. Edasi ma tõmban selle ära. Sellega on nii, et tegelikult seda juhtub ka nendele, kellel on see ahi, mitte ainult mul. Isiklikult arvan, et siin on mittetäielik põlemine, sest saaks õhku korralikult rohkem peale, siis ei tekiks seda. Aga tõmban tolmukaga puhtaks ja siis tegelikult on juba asjad ette valmistatud. Lähme tänasele viimasele küpstamisele või selle nädala viimasele küpstamisele. See tuleb nendest kõige väiksem koguseliselt, aga hakkame toimetama, et tõmban selle tolmukaga puhtaks. Asume teele siis. Täna on metsik vihm. Siuke tunne, et vahepeal sajab. Ja siis on täiesti okei. Nii et vaatame, kuidas me täna teeme. Markiis oleks ülivajalik, aga samas ei saa ka inimesed õues lihtsalt olla, kui sajab, nii et vahepeal peab rugolat juurde võtma, sest et just rugola on number 2 asi, mis ei püsi külmkapis või minu külmkapp liiga külm. Igatahes ta läheb sealt niiskeks, et see on asi, mida ma ei saa ka ette osta, nii et selle ma pean alati ostma vahetult enne, et see oleks värske. Sain loa filmida siis koha peal ka. Oleme jõudnud Tallinnasse. Siukse maja juurde. Siuke sett, et rahvas saab toast tulla, võtta pitsat ja me läheme sisse, sest
vaja hakata ette valmistama. Tänane põhichallenge saabki vist olema see, et vihm on väga kõva. Kui ma tulin, siis ka sadas vahepeal niimoodi, et täiega sadas. Ja siis on täiesti päike jälle. Ehk siis loodame, et siis see vihm täna ei siga ja saab ilusti jälle peale ära nautida. Ma saan hakkama, aga külalistele ei ole väga hea lihtsalt. Väga mikri õues oled. Aga pinnad puhtaks ja toimetama. Käib jah? Okei. Võib hakata tegema. Kuna ma arvan, et väga palju rahvast ei ole väikeste laste pidu, siis ma panen pigem timelapse, et mitte kedagi peale jätta. Nii et ma hakkan tegema ja siis te vaadake timelapsi. Ja nii ongi, kõik 30 tükki järjest tehtud, et päris pikk timelapse tuli. Viimased 4 taheti sisse. Ja nüüd on alati mõned varukuulid kaasas. Teen endale ka selle pirnima endale ka. Ja siis näitan, kui on valmis. Ja valmis. Selline ongi siis pizza peera. Minu arust päris ilus, nii et kohe hakkame sööma. Tõesti. Väga okei. Okei, tõmbame siin kohal praegu kokku. Pakin ära ja näeme hiljem. Oled ka hästi, jõud koju on päris kõva vihm. Aga sai tehtud. 30 tükki söödi väga kiiresti ära. Esimene seltskond, kes ei ole tahtnud vahepeal pausi. Nii et on kõvasi sööjad ka. Küll aga siis võtame selle video kokku. Päris palju sai pizzat tehtud. Päris palju lahedaid kogemusi, lahedaid jutte, nii et järgmine üritus peaks olema siis nüüd üks pealeüritus ja siis juba Vormsi Vibe'ile, nii et tulge kõik sinna. Seal teeme ka sellest video äkki, sest järgmine video tulebki juba Vormsi Vibe, nii et näeme 17, 18, 19 Vormsi Vibe'il. Pange ikka like, subscribe, vaatame kui kiiresti saame 1000 täis, nii et kommenteerige ja like ja subscribe ja näeme järgmises videos.